Tere tulemast Antsla linnaraamatukokku! Antsla Aleviraamatukogu avati 1. aprillil 1928. aastal algkooli klassiruumis, kus oli 2 kappi raamatute hoidmiseks. Raamatukogu oli avatud pühapäeviti, raamatuid 200 ringis. Esimeseks juhatajaks oli Helena Antsov. 1932. aastal sai Antsla linnaõigused ja nii muutus raamatukogu nimi linnaraamatukoguks. Sõja ajal hävis raamatukogu täiesti. Taas avati raamatukogu 1. detsembril 1944. Barakis, olles avatud mõni tund nädalas. Aastatel 1947–56 asus raamatukogu Jaani 17. Raamatuid viidi lugejatele koju, töötasid rändraamatukogu ja laenutuspunktid. Antsla lasteraamatukogu alustas iseseisva asutusena tööd 1951. aastal. Esimeseks juhatajaks oli Natalja Kets. 1954. aastal asub tööle Ilme Kasak, kelle panus raamatukogu arengusse oli väga tähelepanuväärne. 1956 saadi ruumid äsja valminud kultuurimajja koolitöö 19, kus esmakordselt seati sisse lugemissaal ja raamatud paigutati avariiulitele. Lasteraamatukogu sai ruumi 2. korrusel. Toimuvad kohtumised kirjanikega, näitused, muinasjutuõhtud. Oma näo raamatukogu kujunemisse andsi Malle Pitlo, Karin Virsalu, Ere Raag, Vilvi Antsov. 1974 saab lasteraamatukogus linnaraamatukogu osakond. 1998 avati Antslas maakonna rahvaraamatukogu esimene avalik internetipunkt, mida toetas Avatud Eesti Fond. Huvilisi jätkus, eriti koolilaste seas. 2005. aastal saime uued ruumid Antsla vallamaja 2. korrusel, kus varem asus kooli võimla. Raamatukogu ühes ruumis on koos lugemissaal, lasteala, laenutus ja internetipunkt. Toimuvad kohtumised kirjanikega, ettelugemised. Võimalik on koha peal mängida mänge, seada kokku puslesid, mida soovi korral saab ka koju laenutada. Samal aastal kinkis perekond Kongo raamatukogule Oekülast pärit kirjaniku Bernhard Kangro püsti. 2004. aastal saime raamatukogule lifti ja uued valgustid, mille ostmist toetasid rahvaraamatukogude kiirendiprogramm ja Antsla vallavalitsus. Nüüd on juurdepääs raamatukogule kõigile võimalik. Raamatukogu alustas 200 raamatuga, tänaseks on meie fondis 24 000 raamatut. Hea raamatusõber, kohtume raamatukogus. Bernhard Kangro oli luuletaja, proosakirjanik ja kirjandusteadlane. Ta sündis 18. septembril 1910. aastal Oekülas Põlisesse Võrumaa taluperre. Koolis käis kirjanik kõigepealt Kiltres ja Antslas. 1929. aastal lõpetas ta Valga poeglaste gümnaasiumi. Samal aastal suundus kirjanik Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda, mille ta lõpetas 1938. aastal Eesti ja üldise kirjanduse eriala magistrikraadi. Värsside kirjutamist alustas ta juba Kiltre koolis. Neist esimene salmik kannab sümboolselt kõlavat pealkirja Kannel. Antslas hakkas Bernhard ruudulisi koolivihikuid täitma ka proosatekstidega, tuginedes esialgu loetud raamatutele. Bernhard jätkas Tartus luuletamist, kuid esialgu edutult. Kuna teda avaldati harva, siis tundus ta ikka veel juhuluuletajana. Sõja ajal töötas Bernhard ülikoolis ja Vanemuise teatris. Põgenes 1944. aastal Soome kaudu Rootsi. Kirjanik töötas Rootsis elades aastaid ajakirja Tulimul toimetajana ja Eesti kirjanike kooperatiivi juhina, jätkates kirjutamist juba 1945. aasta suvel ilmus luulekogu Põlenud puu, mis oli esimene Eesti ilukirjanduslik teos eksiilis. Bernhard armastas oma mälestusi kirja panna ning
tema romaanidesse on sulatatud palju mälestusi. Bernard Kangro suri 25. märtsil 1994. aastal Lundis ning on sinna ka maetud. Tema eluajal nägi trükivalgust 17 luulekogu ja 17 romaani, samuti rida memuaarteoseid, esseekogusid ja bibliograafiaid. Kangro on valitud Tartu Ülikooli audoktoriks, Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Seltsi auliikmeks. Ta on pälvinud 4 Hendrik Visnapuu kirjandusfondi auhinda, Eesti Kultuurfondi erakorraline kultuuriauhind elutöö eest määrati talle 1985. aastal. Loodud on Bernard Kangro nimeline kirjandusauhind Võrumaaga seotud kirjanike tunnustamiseks. Kes ise on igatsust tundnud, see ei hakkagi küsima. Ja kes ei oleks oma põues kandnud ebamäärast pakitsust, valusnukrat kipitust. Vähemalt meie maal minu põlvkonda iseloomustas see väljapüüd argielust kuhugi teise, võõramasse, ahvatlevamasse maailma. Nüüd, mil on aeg juba kaugel üle suviharja, mil päikesekaar järjest kiiremini madaldub, näib mulle, et mu elu varasem poolik on üks igatsemine olnudki. Ikka kuhugi mujale, kaugemale, tundmatusse. Ikka midagi muud kui seda, mis just käes. Ikka kuhugi, kus mind pole, ikka seda, mis kuskil eemal kumendab. Haruharvad tunduvad olevat need silmapilgud, mil tunned, et just nüüd ja just see. Head Eesti raamatu aastat Antsla linnaraamatukogust!